Täna on meile külla tulnud Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku arst, toitumisterapeut dr. Kristel Ehala-Aleksejev, kelle igapäevatööks on patsientide nõustamine kaaluprobleemide ja toitumisega. Doktor on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning omandanud magistrikraadi Belgias toitumismeditsiini alal, uurides inimese rasvkude ning rasvumise seoseid metaboolse sündroomiga ning ka doktorikraadi ülekaalu ja viljatuse seostest. Ta on oma panuse andnud ka Eesti riiklike toitumissoovituste väljatöötamisse ning kuulub toitumisnõustajate ja terapeutide kutse andmise komisjoni. Tänapäeval räägitakse väga palju elustiili tähtsusest. Doktor, miks siis on tervislik toitumine, kehakaalu langetamine ja füüsiline aktiivsus tervisele nii olulised? No ma arvan, et kõigepealt, ennem kui me üldse kaalust räägime, siis kõik need eluviisi komponendid on ju olulised selleks, et mina ennast oma kehas hästi tunneks, et mul oleks iseendaga hea olla. Ja see on väga oluline sellise vaimse heaolu hoidmise aspektist. Ja läbi selle me jõuame ka kaaluprobleemide juurde, et kui ma ise olen endaga paremas kooskõlas, ma tunnen ennast hästi iseendaga, siis võib-olla, vähemalt ma loodan, ja ka mõned ikkagi teadustööd seda näitavad, et teen ka targemaid valikuid, mis puudutavad toitumist ja muud eluviisi. Et selles mõttes neid asju ei saa üksteisest lahutada ja võib-olla kõike korraga hakata muutma, kui tõesti, et ma olen elanud sellist suhteliselt käega löövat elu, ei ole väga kehaliselt aktiivne olnud, ei ole vaadanud, mida ma söön. Võib-olla mul on antud hea kehaline eeldus ja kohe see kaal ei ole tõusnud, aga ühel hetkel lähevad asjad käest ära, et siis ehk kõike korraga ja kohe muutma hakata on keeruline. Aga teha stopp ja mõelda, et mida ma saaksin hakata tegema. Iga samm loeb. Nii otseses tähenduses selles, et ma tõstan oma kehalist aktiivsust, et ma liigun rohkem, aga ka see, et kui me nüüd läheme Eesti filmiklassika juurde ja õpetaja Lauri juurde, kes ütles Tootsile, et tee sina pool rehkendusest, kui sina kõike ei suuda, siis ka, et ehk piisab esialgu sellestki, kui ma ei suuda oma ettenähtud köögiviljakogust ära süüa, kui ma sellest poolgi ära söön, sest et eestlane seda ei tee või kui ma ei loobu kohe kõigist krõpsupakkidest, aga saan vähemalt vähendada seda ja panen selle asemel puuvilju, köögivilju juurde. Nii et iga samm loeb, mis ma teen ja lihtsalt need eluviisi poolt antavad positiivsed toed meie kehale, mitte siis ainult vaimses, aga ka füüsilises aspektis. Need kahjuks ei ilmne nii, et täna midagi teen ja homme on kohe kõik muutunud, et siin on vaja kannatlikkust ja usku, et see asi toimib ja see asi toimib. Et see on küll kindel, et see asi toimib. Palun selgitage, kuidas täpsemalt on kehakaal seotud inimese tervisega? No, kehakaal ei ole selline, või kui me räägime ülekaalust või kaalust, ei tohiks jääda sellesse numbrisse kinni. Et me peaks selle natuke laiemalt lahti mõtestama ja rääkima keha kompositsioonist. Kaalu all me ju vaatame keha rasvamassi ja rasvavaba massi, kus siis väga olulist rolli mängivad meie skeletilihased, meie lihaskond. Ja nüüd see, kui palju on meil kehas lihaseid, palju on meil rasvamassi, hakkab määrama seda, millises suunas see meie tervis liigub.
ja just nimelt see rasvamassi tõus üle soovituslike piiride, sest et oluline on see, et meile on teatud hulk keharasva vajalik. Et väga paljude haiguste puhul vastupidi, kui seda on ka liiga vähe, on rasva puudumine või keharasva puudumine nii-öelda ohtlik ja ka tervenemisel ja ka haavade paranemisel on oluline, et meil oleks teatud hulk seda rasvkude. Aga nüüd, kui ta on ületanud lubatud piirväärtuse, siis lihtsalt juba üks asi on see mehaaniline raskus. Liigesed saavad oma liigse koormuse ja veremaht tõuseb, üle selle tõuseb vererõhk. Aga teistpidi on see, et rasvkude, ma ei väsi kordamast, ma ei tea, kui paljudes loengutes ma olen seda rääkinud, on ikkagi ülimalt aktiivne kude, võiks öelda organ, mis toodab väga-väga palju erinevaid bioaktiivseid ühendeid. Ja vot need hakkavad määrama seda, mis meiega toimub. Kuna rasvkude ei toimi eraldiseisvalt, on seotud tervikuna kogu organismiga. Ja kui seal läheb midagi paigast ära, siis see hakkab mõjutama kõiki teisi organeid. Maksa, lihaseid, kõhunääret ja teistpidi tagasi. Maks hakkab mõjutama teistpidi tagasi, kõhunääret, rasvkude, lihaseid. Nii et kõik on omavahel seotud. Me ei ole eraldiseisev maks, süda, aju, lihased. Me oleme üks tervik. Eestis on iga teine inimene ülekaaluline ning nende inimeste arv aastatega ainult kasvab. Kuid mis on selle kasvu peamiseks põhjuseks? Kui nüüd rääkida ülekaalu põhjustest, siis väga palju aastaid oli selline natuke lihtsustatud lähenemine, et ülekaalu põhjus on see, et me sööme liiga palju ja liigume liiga vähe. Et loomulikult see on õige, aga see ei ole nii lihtne. Et see ülekaalu nii-öelda teke või kaalu tõus on seotud paljude erinevate faktorite koostoimetest, kus siis ühte osa mängib see liigne söömine ja vähene liikumine. Sinna juurde tulevad meie geneetilised eeldused, tegurid, mis me oleme nii-öelda pärandina kaasa saanud. Edasi hakkab rolli mängima keskkond. Kui meid ümbritseb keskkond soodustab valede või ütleme tervist kahjustavate faktorite faktoritega kaasaminekut, valede võib-olla toiduvalikute tegemist, vähest liikumist, siis võib üksik inimene olla selles suhtes päris jõuetu vastu seista, kui näiteks osades riikides ei ole selliseid kõnniteid või jooksuradu või poodide valik on selline, kust häid valikuid teha ongi keeruline või märgistused on sellised. Loomulikult inimeste enda teadlikkus mängib seal rolli, aga tulles nüüd nende faktorite juurde veel tagasi, siis keskkond, eks ju, siis tuleb geneetika, siis tuleb siia juurde tegelikult selline varane juba ema-üsasisene lapse areng, mis on näidatud, et seal võivad olla seosed, see varane areng ja esimesed eluaastad, kuidas sellel on seosed. Ja siis hakkavad tulema juba meditsiinilised faktorid sinna juurde, tõepoolest mingid haigused, mis teatud määral võivad soodustada kaalutõusu, teatud ravimid, mis võivad seda teha. Nii et see pilt on palju laiem kui ainult see, et söö vähem ja liigu rohkem ja mitte kuidagi ei saa täna üle ega ümber vaimsest tervisest. Vaimne tervis on väga tugevalt seotud meie toiduvalikutega või see, milliseid toiduvalikuid me teeme, millal me neid teeme, mida me sööme ja väga palju ülekaaluliste seas on sellist toitumishäiret nagu liigsöömishäiret. Nii et neid aspekte on väga palju, millega ülekaal seondub. Tänapäeval on ka üheks suureks probleemiks väga lihtne toidu kättesaamine
ja toitumisharjumused on väga palju muutunud, kui me võrdleme, kuidas vanasti oli. Ja kindlasti selle lihtsa toidu kättesaamisega kaasneb ka selline suur näksimine, et inimesed ei söö korralikult. Kuidas on see näksimine ülekaalu tekkega seotud? Need võib-olla liigsed vahepalad on kindlasti üks vahend, kus me justkui selliste vahepalade näol täidame näiliselt ära selle tekkinud tühjakõhu tunde või see kaob, aga meie keha või meie organid ei vaja kapsast ega porgandit ega liha ega juustu ega ma ei tea, õli või pähkleid. Meie keha vajab neid toitaineid, mis on nende toiduainete sees. Ja nüüd, kui meil ei ole piisavalt ühte, teist, kolmandat toitainet, siis selle üheks väljenduseks on ka selline võib-olla liigne isude tekke või sellise liigvähene küllastustunne ja näksimine pakub küll korraks võib-olla või selline vahepala pakub küll korraks rahuldust ja võib-olla ka energeetiliselt täiesti piisav, aga sageli need sellised lihtsad näksimised, mis ongi võib-olla tšipsid või mõned suhkrurikkad batoonid, ei kata meie tegelikke vajadusi. Ja nii me süvendame seda, et me justkui näksime jälle juurde ja jälle juurde. Selle asemel, et teha üks korralik eine, mitmekülgne korralik eine, katta oma tegelikud vajadused ja luua oma päevarütm. Et keha tegelikult teine pool, üks on jah see pool, et me ei kata oma keha vajadusi erinevate toitainete järele ja see süvendab sellist halba toitumismustrit, aga teine on ka see, et meie keha on väga rütmiline, me allume ööpäeva rütmidele. Ja see näksimine kindlasti ei ole või tähendab tasakaalus nende ööpäeva rütmidega. Ja see justkui hakkab pikas perspektiivis kulutama seda süsteemi ja kahjustama seeläbi siis meie ainevahetust. Nii et väikesed vahepalad või aeg-ajalt võib-olla selline, võib-olla mitte kõige tervislikum vahepala ei mõju nüüd kohe hävitavalt, aga pidev taoline toitumismuster kindlasti hakkab looma pinnast selliste püsivalt valede valikute tegemiseks ja sealt juba siis kaalu tõusuks. Doktor, kuidas oleks kõige lihtsam näksimist vältida või siis nii-öelda välja ravida? Kui ma seda teaks, siis ja sellele vastust oskaks anda, siis ma annaks selle vastuse ja peale seda ma enam töötama ei peaks. Ma arvan, et siis seda imenippi tahaks kindlasti paljud ära osta. Aga ega mul siin mingit väga imelist vastust anda ei ole, ikka see väga igav vastus, et selle vastu saab sellega, et ma hakkan korralikult sööma. Mis see korralik tähendab? See tähendab seda, et minu toiduvalikud on mitmekülgsed. Et ma pean kinni toiduaegadest. Kas see nüüd igaühe jaoks on täpselt see, et kell 8 hommikul hommikusöök ja 6:30 lõuna ja siis väike vahepala ja kell 6:30 õhtusöök. Siin me saame olla natuke sõltuvalt ka oma kehatüübist paindlikud, aga meie keha, nagu ma juba eelmise küsimuse juures ütlesin, armastab rütme, armastab korrapära. Mida korrapärasem on meie eluviis, seda tänulikum on meie keha meile. Ja näksimise vältimise üks ravi ongi korrapära ja teine on mitmekülgne toiduvalik. Aga selleni jõuda on väga keeruline. Nii et muud imelist nippi mul kahjuks pakkuda ei ole. Ärge ostke näkse koju.
no see on 3, aga noh, see on ka selline väga igav pakkumine. Millisest vanusest alates on juba eriti kriitiline pöörata oma kehakaalule tähelepanu? No kui me vaatame ka neid kaaluandmeid, mis meil on eestlaste kohta, nii laste, noorte kui täiskasvanute kohta, siis tegelikult ega ju see meie laste ja noortegi seis väga roosiline ei ole. Ja meil on palju häid kolleege, kes tegelevad just laste ja noorte ülekaaluga. Ja tegelikult, mis on siin oluline, et see lapsepõlve või noorukia rasvumine jätab oma jälje tulevikuks. Ehk siis vastus sellele on see, et ülekaaluga tuleb tegeleda igas vanuses. Küsimus on, kuidas me tegeleme, et me oma väljaütlemiste ja sõnumitega ei tekitaks suuremat kahju. Et mida noorem on inimene, seda tundlikum see teema on. Mitte, et nüüd, et mida vanemaks me saame, siis nagu üldse enam midagi korda ei läheks. Aga lapsel ja ka veel noorel inimesel ei ole tegelikult perspektiivi selles mõttes, et see jutt, et tead, sa jääd tulevikus väga haigeks, ei tööta. Temal ei ole tuleviku mõistet. Kuidas jõuda lapseni on ikkagi, see on pere terviklikkus. Laps ei saa muuta ilma pere muutuseta. Ja võt siin tulevad ka suured käärid, et kuidas pere kaasa läheb, kuidas pere ennast tervikuna näeb. Et need on jah, küsimused, mida on paljude kolleegidega arutatud ja jällegi, et siin ei ole sellist väga ühest ja ideaalset vastust, aga vastus küsimusele on see, et ülekaalu probleemiga tuleb tegeleda igas vanuses ja püüda leida sinna lahendusi, mis tõesti toetavad, mitte ei lõhu neid inimesi. Aga kas on mingi vanus, et kui nüüd inimene on olnud ülekaaluline ja ta ise ütleb, et see ei ole probleem, sest tema tervisenäitajad on kõik korras, et kas on selline vanus uuringute järgi tõestust leidnud, kus järsku need tervisehädad võivad seda inimest kimbutama hakata? Et sellist uuringut siit otseselt välja tuua ei oska, aga selliseid suunavaid uuringuid erinevate võib-olla terviseprobleemidega kokku kombineerides, siis ikkagi kuskil see 30ndate teine pool, 40ndate algus on see, et kui juba väga varakult need eluviisi erinevad aspektid on käest ära olnud, olgu see siis liikumine, toitumine, vaimne tervis, eks ju, ja võib-olla ka mingid tööga seotud eripära, töö tegijad, et sellisel hetkel väga sageli ja minu enda kogemus just meestekliinikus töötades on, et see 30ndate teine pool, 40ndate algus on see, kus need muutused väga järsku ilmsiks tulevad ja väga teravalt. Millisena näete arstina meditsiinilisest vaatevinklist inimese tulevikku, kes nüüd on ülekaaluline, aga ei muretse oma tervise pärast? Siin tuleb vaadata natuke laiemalt seda pilti. Et ega kõik ülekaalulised ei pruugigi kuni elu lõpuni mingit väga raskesse haigusesse jääda või vajada mingit väga tugevaid ravimeid. Põhjanaabritel on selline tore uuring, küll juba aastate tagune uuring, kus nad näitavad, et kõige õnnelikumad on need ja ka teatud mõttes tervemad, kes on mõõdukas, vanemas eas mõõdukas ülekaalus, küll aktiivsed, natuke pööravad oma toitumisele tähelepanu, on mõõdukad alkoholitarvitajad, mitte karsklased, aga mõõdukad ja omavad häid nii-öelda sotsiaalseid suhteid. Nii et sõna mõõdukus tundub olevat selline hea parameeter. Ja teine võib-olla näitaja, millele tuleks mõelda, millest siin mõni küsimus tagasi juba korraks juttu oli, on see, et tõesti, milline on selle ülekaalulise inimese eluviis.
et kui ta on aktiivne, kui tema see keha kompositsioon on tegelikult hea, kui ta ikkagi natuke mõtleb oma toiduvalikutele, no võib-olla see ülekaal tuleb sellest, et ta on küll väga hea kokk ja isegi teab kõike, mida sööma peaks, aga no läheb pisut liiale. See on üks grupp ülekaalulisi. Ja võib-olla on geneetiline soodumus ka sinnapoole, et see kaal tulebki natuke kergemini. Siis me näeme, et see tõesti see mõõdukas või vähene ülekaal ei pruugi olla hävitav nende terviseparameetritele. Ma oma peas olen pannud sellise mõõdiku nagu nii-öelda tervisekaalupunkt. Et mul on aastate jooksul olnud neid patsiente, kellega me siis koos oleme läbi teinud eluviisi muutust, mina juhendanud, tema muutnud ja jõudnud siis sellise kaalupunktini, kus tervisenäitajad on okei, aga kehakaal ei ole sugugi mitte parameetrite järgi see ideaalne. Ja siis me olemegi niimoodi aastas korra-paar saame kokku ja hoiame seda nii-öelda kontrollima, et kas see nii-öelda tervisekaalupunkt püsib. Ja nüüd teine võib olla väga väikeses ülekaalus, aga keha kompositsioonilt tugevalt rasvunud ehk väikese lihasmassiga, suure rasvmassiga, juba see rasv on kuhjunud sinna vööpiirkonda ja sealt on alguse saanud juba see nii-öelda haiguste lumepall. Nii et seal tuleb omada sellist natuke teravamat silma, et mitte ainult sellesse kaalunumbrisse kinni jääda. Doktor Ehala, millised oleksid teie arvates 3 kõige tähtsamat soovitust, mida iga inimene peaks järgima, et saavutada ja säilitada siis just see tervislik kehakaal, et elada siis kaua rõõmsa ja tervena? Kõige esimene soovitus on see, et inimene tegelikult iseenda jaoks mõtleks välja, et mis on talle oluline. Et see tundub, et kuidas see nüüd läheb selle tervise konteksti. Aga oluline siinkohal ma pean silmas see, et milline ma tahan selles elus olla. Mida ma tahan teha ja kas see mina, kes ma täna olen, suudab seda teha 5, 10 ja võib-olla 50 aasta pärast, kui ma olen 20-aastane. Et kas see inimene, kes elab täna nii, nagu ta elab, sööb nii, nagu ta sööb, liigub nii, nagu ta liigub, magab nii, nagu ta liigub, saab kõike seda teha, mida mina täna tahan teha. Nii et esimene sõnum on see, et tunne iseennast. Mis on minu unistused, mis on see soov, kuhu ma selles elus liigun, mida ma tõsiselt soovin, mida ma endale soovin, mida ma teistele soovin. Ja kas see elu, mida ma elan, kui me räägime tänase loengu kontekstis või selle vestluse kontekstis, siis lähtuvalt eluviisist toetab seda kõike. Me sageli ei mõtle selle peale. Me ei mõtle, meil justkui on oma unistused ja me hakkame minema nende poole. Ja ühel hetkel oleme väga üllatunud ka seda, ma arvan ka kõik kolleegid oma kabinetis on näinud, kuidas tervis lõikab läbi mingid unistused, mida tegelikult oleks saanud ennetada nende samade eluviisi võib-olla teinekord väga mõõdukate muutustega. Et esimene soovitus on see, tea, mida sa soovid, kes sa oled, kus sa oled. Et see on selline isiklik audit, on minu kõige esimene soovitus. Istuda maha ja teha üks isiklik audit. Ja siis teine soovitus on mõelda läbi 3 asja oma elus, mis vajavad täna muutmist. Alustada 3-4 asjast, mis kõige rohkem nii-öelda karjuvad. On see siis see, et ma lähen liiga hilja magama või magan liiga vähe. On see siis see, et ma tõesti ei liigu üldse, see sama 5000 sammu, mis oleks hädavajalik. Või on see siis tõesti see, et ma ei ole siiamaani mitte sugugi mõelnud oma toidule. Söön millal tahan, no köögi juurvilju, puuvilju ei ole üldse, enamjaolt valmis toit,
tellitud toit, kiirtoit, et võib-olla tuleks sealt otsast alustada, et mis on need 3 asja. Teha endale plaan, mis on täidetav. Ja siis ma võin seda laiendada ajapikku. Kui ma suudan need 2-3 asja ära täita. Sest kui mu plaan on liiga lai ja laialivalguv, siis on väga raske teele minna. Aga plaan peab olema. Sest kui ei ole plaani, siis ei ole ka tulemust. Mis ei tähenda, et plaani puhul alati kõik õnnestub, aga ilma plaanita ei õnnestu midagi. Ja 3. soovitus on see, et hoida sellist positiivset fookust. See ei ole selline ameerikalik keep smiling, et kõik on hästi. Elus võib vahest olla halvasti ja isegi peab halvasti olema, sest siis me oskame hinnata asju, mis on head ja mis meil olemas on. Aga selline positiivne fookus elule, soov olla elus, soov suhelda, soov edasi minna. Et see aitab väga palju ka tervise mõttes, et selline positiivne häälestatus on ka häälestatus tervisele. Nii et hoopis natuke võib-olla teise nurga alt need soovitused, kuidas jõuda eesmärgini, et elada kaua ja õnnelikult. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!